tere sulle, kes oled vaatama tulnud minu videot. Täna teeme siis midagi, mida ma sellisel kujul ei ole kunagi varem teinud. Ehk siis me veedame terve öö siin külmas talvises Saaremaa metsas ja üritame tänase öö üle elada. Lubab selle talve kõige külmemaid kraade. Näiteks täna öösel oli näitas mingi hetk isegi -16 ja nüüd otsimegi head telkimispaika, kuhu enda nii-öelda campsite siis üles seada ja proovime kuidagi täna öö siin hakkama saada. Vot. See tegelikult tundub täitsa okei koht siin. Ma arvan, et siia me teemegi. Jah, ma arvan, et siia me seamegi enda telgi üles. Jõudsin lõpuks oma asjadega kohale. Paras mässamine oli, mul polnud normaalset kelku, kuhu peale oma asjad panna ja ma pidin võtma 2 laste kelku ja siis veel selle suure kohmaka telgi, et mul paremat telki hetkel ei ole, aga pole hullu, saame, ma arvan, sellega ka hakkama. Nüüd me teemegi selle platsi lumest puhtaks, me valmistame platsi kenasti ette, teeme lõkkeaseme ka valmis, paneme telgi, ma arvan, üles, et me saaks asjad panna lume käest ära ja siis lähme otsime lõkkematerjali ja üritame tule üles teha, teeme ennast kenasti soojaks. Ma isegi ei tea, miks ma siia tulin või kus see idee nagu tuli, aga ma arvan, et meil saab lõbus olema. Labida ma jätsin muidugi maha ja ma ei viitsi praegu tagasi ka kõmpida, et labidat tuua, nii et üritame lihtsalt käsitsi selle platsi enam-vähem puhtaks saada. Sain asjad telki pandud, nüüd on vähemalt lume käest ära, te ei pea kartma, et nad märjaks lähevad. Vot. See telk on hea, selles mõttes, et telk on ruumikas ja ma saan kogu varustuse panna telki sisse, et ma ei pea midagi õue jätma lume kätte, aga tegemist on ikkagi suvetelgiga, mis võib meile ka probleeme valmistada öösel, kui peaks paks lumesadu tulema, aga ma arvan, et me saame ikkagi selle öö hakkama. Kui me juba siia tulime, siis peame saama. Ma võtsin kaasa ka 2 termomeetrit, ühe jätame telki sisse ja teise jätame ööseks õue ja siis vaatame, mis temperatuuridega me peame silmitsi siin seisma. Väga hea. Kuna suuremad toikad on veel märjad, ma korjan niisuguseid väikseid oksi, et tuld paremini toita, et ta hakkaks kenasti põlema, et me saaks suuremad jupid ära kuivatada. Ma asetan suuremad jupid lõkkele lähemale, et need paremini ära kuivaksid. Tasapisi ta põleb, aga mitte kõige paremini. Nii et toome aina oksi juurde, et ta saaks oma järje käima nii-öelda. puud sisisevad, mis tähendab seda, et puud on niiskust täis ja nüüd kui see lõke põlema panna, siis see niiskus kõik üritab siit puidusest välja pressida, mis tähendab, et puud on ikkagi märjad. Aga tundub, et me saime lõkke põlema, mis on
väga hea, siis me vähemalt ei pea külma kartma. Hetkel näitab 2,3, ma ei tea, kui täpne see on. Aga kusjuures lumi pakib tegelikult, võib olla küll plussis praegu. Ma pidin tegelikult õhupüssi ka kaasa võtma, et natukene märki lasta nii-öelda ajaviiteks, aga püssi jäi mul ka maha ja ega ta poleks mul mahtunud ka nagunii kuhugi. Kell saab kohe 3:02, mis tähendab, et meil on mõni tund veel päevavalgust, siuke circa 6 paiku läheb pimedaks, et selleks ajaks peaks meil olema piisavalt lõkkevaru ja peaksime olema nii-öelda ööks valmis. Et pimedas ei taha väga küttepuudega enam jaurata, et võiks praegu valges kõik ära korjata, aga varsti võiks teha endale midagi head süüa ja naudime elu. Täna on õnneks ilus ilm, vaheldumisi siin sajab, praegu on vaikne õnneks, hommikul tuli laia lund, aga praegu on täitsa tibens-tobens. Ööseks lubab kuni siuke, ütleme, -8 kraadi, nii et läheb päris krõvedaks külmaks, aga ma arvan, et saame hakkama. Kes pole vaadanud, siis möödunud suvel ma sõitsin rattaga 3 päevaga ümber Saaremaa. Tegin ka sellest videoseeria ja see on kõik mu YouTube'i kanalil nähtav. Nii et kes on huvitatud, võib ka selle videoseeria läbi vaadata. Tõesti soovitan, väga äge oli. Ma ei tea, kas te näete, aga ma olin põlvedega lume peal, mis tähendab, et püksid läksid niiskeks. Ja nüüd, kui sa sooja käes oled, siis sa näed, kuidas see niiskus kõik ära aurustub siin vaikselt. Et praegu meil väga hästi, meil on soe, meil on kuiv, lõkkematerjali meil jagub, aga millest ma puudust tunnen, on väike lõunasöök. Ja ma arvan, et ma teen endale nuudleid ja nuudlite kõrvale võtsin siis natukene lihaollust ka, et saame liha juurde näksida. Ja selline, ma arvan, et soe kosutav lõuna sobib küll. Nii kaua, kui mul vesi keema läheb, ma tahaksin rääkida enda varustuse kõige olulisemast elemendist, enda magamiskotist. Tegemist on siis Snookbacki magamiskotiga, mugavustemperatuuriga -12 kraadi. Ütleme nii, et ma olen seda korra kodus proovinud ja mul ei hakanud kordagi külm. Aga täna on veidi teistsugused temperatuurid, täna on veidikene ikka külmem. Et sellist metsa vahel magamist selle magamiskotiga pole veel olnud. Nii et täna saame järgi proovida. Et kes on huvitatud, siis ma panen lingi ka alla kirjeldusse, et kus ma selle magamiskoti sain. See video ei ole sponsoreeritud, ma kohe ütlen. See lihtsalt, et te saaksite ka soovi korral selle magamiskotti endale soetada. Kui ma õieti mäletan, siis see läks mul maksma 90 eurot, 100 eurot, aga sarnased magamiskotid, mingid brändi magamiskotid maksavad, ütleme, 400-500 eurot, mis on samasuguste temperatuuridega. Telkima minnes on ka kõige olulisem asi, mis kaasa võtta, ongi magamiskott. Telgi ülesanne ei ole hoida sind soojas, vaid telgi ülesanne on hoida sind varjus. Ohoh, päris kuumaks läheb. Püksi lähevad põlema juba. Et kui te magamiskotti ostate, siis pigem investeerig sinna veidi rohkem raha ja saate korralikuma magamiskoti. Mitte ärge oske mingi 20 eurost odavat magamiskotti. Esiteks need on väga ebamugavad ja teiseks nad ei hoia nagu absoluutselt sooja. Delikatess. Mäletate neid aegu, kui nuudlipakk maksis 20 senti või isegi vähem? Olid head ajad. Need ma sain mingi 50-60 sendiga, aga need olid soodushinnaga. Ma isegi ei tea, mis nende tavahind on.
kui soolane on söödud, siis jõuab aeg magusa kätte ja seekord ma võtsin endale sellised asjad nagu Marta rummipallid. Päris palju rummi on siin sees. Aga tegelikult on päris head. Ma loodan, et ma endale siit promille ei saa. Kell on saanud umbes 3:04 ja temperatuur on hakanud ametlikult langema, mis tähendab seda, et ööpimedus ei ole enam kaugel. Circa 2 tundi on veel päevavalgust ja siis algab ööpimedus siin ilusas, kaunis Sarapuu metsas. Aga mis meil häda on? Meil lõke põleb on ja telk on üleval, meil on soe, meil on kõht täis, meil on vaikus, meil on rahu. Vaadati igaüks, kes seda videot vaatab, peaks vähemalt korra siukse asja läbi proovima. Tõesti on mõnus, nagu päriselt. See planeerimine ja siia jõudmine ja kogu see asjade tassimine, see on siuke tüütu tegevus. Aga kui sa juba siia jõuad, lõke põlema, telk püsti, soe toit kõhtu, siis tegelikult on väga-väga mõnus. Tegelikult just siin kandis liigub päris palju loomi ka, hirved ja kitsed ja rebased ja hunte karusid pole veel näinud, aga mine tea. Eks öösel kuulda ole, kas keegi telgi ümber ka krabistama tuleb. Jalajäljed on küll igal pool olnud, aga tavaliselt metsloom pelgab inimest niimoodi, et ega nad naljalt niimoodi ligi ka ei tiku. Kui neil just midagi viga ei ole, mingi marutaudis hunt tuleb, tahab näksida veidi. Aga noh, me oleme relvastatud, nii et pole hullu. Ega see talvel telkimine, see ongi suht siuke, et teed lõket, paned telgi üles, teed puid, sööd, teed puid, sööd, teed puid, sööd ja siis teed veel puid ja siis veel sööd. Et suvel telkimine, see on ju rohkem siuke just for fun, nii-öelda lihtsalt ajaviiteks. Sõpradega lähed telkima, aga talve telkimine, see on rohkem siuke, sa üritad ikkagi ellu jääda siin metsas külmaga. Et see on ikkagi veidikene teistmoodi, kui on suvel telkimine. Olen ka suvel telkimas käinud päris mitu korda, aga noh, sellega ikka ei anna võrrelda. See on ikka midagi muud. Ma teen hommikuks peenemaid puulaastusid, et me saaks hommikul paremini lõkk üles teha. Ma kuivatan need lõkke kõrval ära. Ise on kennad kuivad puulaastud hommikuks olemas. Soome hommikul midagi sooja kohe süüa pärast seda külma ööd. Väike lumesadu hakkas pihta, aga loodame, et mingit väga suurt lumetormi ei tule, sest noh, ega meie telk ei ole väga ilmastikule vastav. Ma ei tea, kui palju on kaamerast aru saada, aga hakkab juba hämaraks minema. Vaatame, mis see temperatuur meil näitab. Siit vist ei ole välja, aga 0,2 on praegu. Läheb külmemaks, aga veel miinuseid ei ole. Lumesadu läheb üsna tihedaks, nagu te näete. Ja nüüd on ametlikult miinuskraadid. Juba praegu on tunda, et õhk on külmemaks läinud. Aga hullu ei ole midagi. Teen hetkel veel puid natuke juurde.
varsti peab pealambid välja otsima ja mingi hetk paneme valmis ka enda magamisaseme. Ma ei tea, palju kaamerast näha on, aga need puud tossavad vaikselt. Mitte, et nad põlema läheksid, vaid et puud on niisked ja see on nüüd see niiskus, mis välja tuleb. Asetasingi puud enam-vähem tule kõrvale, et siis tuli kuivatab enam-vähem need puud ära. Ma ei tea, kas te näete, aga tossavad. Kui te kotti pakite, siis proovige enam-vähem meelde jätta, kuhu te mingid asjad panete. Näiteks ma tean, et ma võtsin pealambi kaasa, ühe korraliku pealambi, aga ma ei mäleta, kuhu kotti ma selle panin. Nüüd pean kõik laiali tõmbama. See on mul pükste taskus hoopis. No jah. Nagu te näete, siis väga järsku läheb pimedaks. Just nagu oli valge, aga nüüd enam pole. Mis tähendab, et tuleb mängu võtta pealambid. Vaat, lumesadu läheb ka päris tihedaks. Ma just mõni aeg tagasi tegin selle katuse puhtaks, nüüd on jälle lund peale tulnud. Nüüd läheb huvitavaks alles. Kell on natukene 5:03 läbi. Selle mõttes, et tegelikult näeb veel. Aga ta on ikkagi pime nüüd. Need on siis homsed hakatised. Need ma võtan endaga telki kaasa. Neid on hea homme hommikul kasutada. Aga nagu te näete, siis telk on jälle lund täis. Ei, mu hakatis. Selline madrats. Ikka väike tundub. Ta on päris õhuke, aga ta struktuuri poolest meenutab veits mullikilet. Selle saab täis puhuda ja siis ta ongi nagu suur mullikile sul nagu magamise all. Et päris huvitav, ta on üsna õhuke, üsna peenike, aga ta pehmendab su magamisalust päris hästi. Lisaks mul on kaasas sellised käte- ja jalasoojendajad. Need võtab pakist välja, õhuga reageerides nad hakkavad sooja andma sulle. Käe omad annavad sulle kuni 12 tundi sooja ja jala omad annavad sulle kuni 8 tundi sooja. Ise pole kasutanud, olen näinud videoid selle kohta. Nii et kui külm hakkab, siis saame need ka peale panna. Aga praegu on meil okei. Kui te talvel magate telgis, võimalikult palju kihte maapinna ja enda vahele, et tekiks võimalikult hea isolatsioon. Kui te magasite palja põranda peal, siis teil hakkab külm. Kogu see soojus, mis su sees on, maapind lihtsalt neelab ära. Mul ongi tekk, mul on veel termokile ka veel kaasas. No see on väga ekstreemne olukord. Mul on matt ja mul on magamiskott. No nii, vahepeal on läinud kott pimedaks. Nagu näete, siis metsa enam põhimõtteliselt ei näegi. Üks häda on, võiks tegelikult süüa midagi. Ja ma arvan, et me nüüd söömegi midagi. Ühed võileivad kuluksid praegu ära. Jällegi, pole mingi gurmeetoit, aga passi ära. Kohe kui päike loojus, läks õhk tunduvalt külmemaks. Et enne siin istusid, polnud nagu väga häda midagi vaata. Aga nüüd, kui koha peale jääd, tunned, näpud lähevad külmaks, varbad hakkavad külmaks minema. Kerel on siuke külmus sees. Mingid loomad häälitsevad kusagil. Ma ei tea, kuidas teile tundub, on siin kõhe olla või? Mu meelest on täitsa hubane. Kuigi see mets küll väga sõbralik ei tundu. Mingid loomad seal häälitsesid igastahes. Aga ega me muud ei teegi, me oleme natuke aega veel üleval. Mingi aeg lähme ka pöhku ära ja et me liigutaks ennast natukene. Ajaks end kenasti soojaks, siis poeks magamiskott ära. Ja kui magamiskotis su keha ongi see, mis annab ju sooja. Mitte magamiskotti anna, vaid sina annad. Ja kui sina oled külm, siis on magamiskott ka külm. Tõmbame viimased rummipallid sisse, kerged promillid, äkki on lõbusam siin üksinda olles. Need on ikka väga rummised.
sellised mugavustsoonist väljaminekud, nagu näiteks täna see telkimine siin, need jäävadki kõige paremini meelde ja tavaliselt need ongi kõige paremad kogemused, mis sa elus saad. Sest kui sa kogu aeg mugavustsoonis istud kodus diivani peal, nagu ei käi mitte kusagil, ei tee mitte midagi, ei proovi midagi uut, sa ei ela täisväärtuslikku elu. Sa pead proovima elus nii palju asju, kui sa vähegi jõuad. Ja üks nendest on see telkimine praegu siin talvel miinuskraadidega, õues, pimedas, metsloomadega. Üks nipp, mida talvel tehakse, on see, et aetakse vesi soojaks lõkke peal ja pannakse soe vesi pudelisse ja see pannakse magamiskotti ja see teeb ka kenasti magamiskotti soojaks enne kui sinna sisse poed. Need puud on palju niiskemad, kui ma arvasin. Et see lõke, ta tundub soe, aga tegelikult ta ei soojenda nii hästi kui veiks. Et ma võin käed päris lähedale panna ja mul nagu ei hakka isegi kuum. Et puud on jah päris märjad ikka. Aga vähemalt meil on lõke. See loob hubase meeleolu. Hetkel näitab temperatuur -1, aga ma arvan, et on külmem. Mõte sellest soojast magamiskotist ei tundu üldse halb. Vaatame, mis see temperatuur meil näitab. Noh, ongi põhimõtteliselt -1 praegu. Kõige külmemat temperatuuri ta lubabki hommikul 7 ajal, siis kui me plaanime tõusta. Ma arvan, et see saabki kõige raskem osa olema, kui sa oled seal soojas magamiskotis ja on vaja magamiskotist välja tulla. Praegu jooks kuuma teed või kuuma kohvi, aga kahjuks ma jätsin nad maha. Mul on praegu ainult vett. Nagu mullikile läks. Põhimõtteliselt on valmis meie magamisase. Ma ei tea, mis see oli, aga sealt suunast tuli räme ulgumine. Kas see oli mingi kakk või midagi? Ma ei oska öelda. Kuna mul on jalgadel natuke külm, siis ma proovin neid patju. Eks näis, kas need toimivad ka. Kusjuures need padjad, mis ma jalge alla panin, need on päris soojad. Kui keegi tahab osta, siis need on sellised. Toimivad küll. Võin kinnitada. No nii, kell on palju ja ma arvan, et ma poen tänaseks põhku ära. Seega, hommikul näeme. Hea tööd. No nii, tere hommikust. Kell on saanud 7:45 ja õues on väga külm. Telefoni järgi näitab, et väljas on -9 kraadi. See vesi näiteks on täiesti ära külmunud. Prosektor on vahepeal tühjaks saanud, aga muidu pole viga. Ma mõtlesin, miks mul öösel külm oli. Või no mitte külm, mul oli jahe. Ja nüüd ma saan aru, et ma magangi põhimõtteliselt palju põranda peal. Ma olen Mati lihtsalt kõrvale lükkanud. Mati on siin kõrval hunnikus ja ma magan põranda peal lihtsalt. Mõni ime, et mul külm on. Aga tegelikult pole häda midagi. Võime öelda, et elasime öö üle. Päris külm ikka. Ma ei tea, kas te näete, aga -11,4 kraadi. On ikka palju külmem, kui ma arvasin. Ma arvastasin -8, aga üritame nüüd kohe lõkke üles saada, et saame natukenegi sooja. Päris jahe. Need on need eilsed puulastud, mida me siin lõkke kõrval kuivatasime. Kui kinda käest ära võtad, sa tunned, et õhk on ikka väga külm.
ilm on küll väga ilus, pole midagi öelda. Saime lõkke käima. Laseme seal natuke soojeneda ja siis teeks ühed soojad söögid, soojad nuudlid. Ega mul väga muud ei ole kaasas. Mul on nii kahju, et ma kohvi maha unustasin. Praegu siin lõkke kõrval sooja kohvi juua, seda vaadet nautida. Oleks mõnus, aga oleks on olemata asi, nii et no kas pole ilus või? Need on nüüd need padjad, mis ma sinna talla alla kleepisin. Päris hästi toimisid, sain varbad soojaks. Mis oleks, kui me küpsetaks hommikuks peekonit hoopis ja nuudleid ka. Võtsin ka tüki võit kaasa, saame panni ära määrida. Tänane delikatess. Bon appetit! Nii, hommikusöök on söödud, lasen varbad kenasti soojaks ja siis ongi aeg hakata asju kokku panema, et kell on saanud vahepeal 10 läbi, et umbes 12 ajal võiks hakata liikuma, et siis on 24 tundi täis saanud, sest selle pakkimisega läheb ka aega. Prosektor oli eile täis, kui ma selle kinni panin õhtul ja nüüd enam tööle ei lähe. See külm tõmbas täitsa tühjaks. Aga tore abimees oli eile, sellest oli väga palju kasu. Enne kui ma hakkan magamiskotti kokku panema, ma tahtsin rääkida sellest, et miks on mõistlik magamiskotti kokku panna kandekotti toppides, mitte rullides, mida tavaliselt tehakse. Rullides need isolatsioonikiud või need udusuled, mis on magamiskotis, jäävad kogu aeg ühte ja samasse asendisse, siis aja jooksul vähendab neid isolatsiooni omadusi, mis hoiavad magamiskotti soojana. Toppides nad jäävad nagu loomulikku asendisse ja see pikendab oluliselt ka koti eluiga ja su kott püsib kauem soojana. Ja teiseks sul on tegelikult palju mugavam ja kiirem seda magamiskotti toppida sinna kandekotti, mitte rullida ja siis toppida. Sest rullides võib juhtuda see, et sinna kandekotti jääb tühja ruumi, mis tähendab, et seda magamiskotti on tegelikult keerulisem sinna toppida, sest ruumi läheb lihtsalt raisku. Võtadki selle magamiskotti ja hakkadki järjest lihtsalt toppima. Ei ole vaja seda rullida kokku. Järjest topid kõik tühjad kohad täis ja tegelikult läheb suhteliselt lihtsalt. Olemas.
asjad said pakitud. Naudimegi viimaseid hetki veel siin meie metsalaagris. Ma enne soojendasin saapataldu. Siis ma mõtlesin, ma katsun korra käega, et liiga kuumaks ei lähe. Ja niipea, kui ma sellest kummitallast kinni võtsin, see kumm jäi mul kõik käe peale, mis tähendas, et kumm oli juba sulama hakanud ja ma põletasin oma käed niimoodi ära, et mul tunneb, mul tuleb mitu villi käe peale. Nüüd peame ainult asjadega metsast välja ka jõudma ja siis olemegi ametlikult edukalt ööpäeva üle elanud. No nii, jõudsime metsast välja ja siin põllu peal me enda videoga lõpetame. Ma loodan, et teile meeldis. Kui teile meeldis, vajutage pöidlad üles, võite ka punast nuppu vajutada ja mis seal ikka. Näeme järgmises videos. Davai, tšau!